Nagu näeme, on laulu- ja tantsupeo näol tegu suurejoonelise asjaga, mille tähenduse peale võib olla raske tulla. Meie laulu- ja tantsupidu on otseses mõttes Eesti asi. Väidet, et see on iidsest ajast päritud sündmus, mis on meile kas säilinud või taastatud läbi muistse tunnetuse, jääb aga keeleteadlastele ja ajaloolastele mõistatada. Sõna asi ja väljendi Eesti asi, inglisekeelne otsetõlgi on sõna thing, mis on ka Germaani ja Skandinaavia rahvaste iidne kogunemisüritus. Thing, ting või ping Soomes oli analoogseks ürituseks käräjat. President Meri kirjutab käräjatest kui iidsest nõupidamisest Eestis, kus maakaitseks liitusid kehelkonnad maakonnaks, mille kärajatel arutati keerulisemaid kohtuasju, võeti vastu või lähetati saadikuid ja sõlmiti rahulepinguid. Hendriku Liivimaa kroonika nimetab Raikküla kärajaid, ent kroonikas eestikeelset sõna kärajad ei leidu. Seal esinevat vastet platsitum on tõlgitud kui otsustamine, nõupidamine ja kui pidu. Thing või ting tundub sobima eesti sõnadega tingimus, tingimata, tingima. Ping sõnadega pinge ja pingutus. Soome kärajat tähendab teadagi kerimist, kogunemist, kokku tulemist ja ka kogumist ehk hinge kosutamist. Meie Eesti asi paistab olema säilinud tunduvalt ehedamalt kui Skandinaavia, Saksa, Inglismaa ja paljude teiste rahvaste sarnased talitused, vaba rahva massiliste koosviibimistena, laulu- ja tantsupeona. Kõik tunnused iidsest traditsioonist on olemas. Kogu rahvas tuleb kokku, toimub rännak pühasse paika, süüdatakse tuli. Kogunemispaik on justkui iidne tempel Hiies, kus pidutsetakse ja kosutatakse hinge. Rahva esindajad peavad kõnesid, juhid kroonitakse pärgadega. Suurüritus toimub korra mitme aasta tagant, aga selle vaimsus säilib iga-aastaste kokkusaamistega, ühte laulmise ja mõttekodade ühise arutelu ja plaanide tegemisega. Võib öelda, et see on sümboolselt meie kuningakoda, tasakaaluks parlamendile ja valitsusele, väljendamaks meie heakskiitu või hukkamõistu meie esindajate tegevusele. Laulupidu on eestlase jaoks kui kuninglik rituaal või usutalitus, kus on kohal Eesti jumalad, mis või kes need siis ka ei oleks. Laulud on loits ehk hingeohverdus ja koos laulmine on meie usk. Eesti asi on see, et me tuleme laulupeoks kokku tingimata, vähem küll, et seal arutada ja otsustada oma õiguste üle, aga rohkem tundma Eesti väge ja end sellega täitma. Ma loodan, et me ei pea iial küsima, nagu mõned enda arust nüüdisaegsed hinged küsivad, milleks meile üldse see Eesti asi, mingi kummaline vanamoodne ühisasi, kui üha enam individualiseerub maailm ihaleb vaid mina keskelt naudingut, egotsentrilist mina õnne. Ja nüüd tagasi.